Peep Pahvil aitab ajas hüpata Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tervist, eetris on Peep Pahvi A-hüpete järjekordne saade, väike paus saates on läbi ja lähme uue hooga edasi ja väga hea meel on tervitada motokrossi MM-i külgvankritega motokrossi MM-i pronksimeest aastast 2004 Aare Kaurit, tervist. Tere. No, alustada traditsioonilise küsimusega, et millal viimati ise külgvankriga motikaga sõitsid krossirajal? No, võib öelda, et üsna hiljuti, kuna noorem poiss hakkas siin külgkorviga sõitma, siis on saadud proovida jälle natuke. Meeldib, ikka? No eks ta ikka meeldib, et kui õppid ikka midagi ükskord selleks, ega nii kergelt meelest ära ei lähe. Aga füüsilt on see ikka päris raske tegelikult seal sarve taga püsimine ilmselt. Väga raske. Ma isegi ei teadnud ennem, kui ma sõitsin, et see nii raske. See on nii heas vormis lihtsalt, selles asid. Kui vahepeal ei sõida, siis ikka tundub väga raske tõesti. Aga poisist siis tuleb uus tšempion, lööb sinu tiitlid üle või? No kes teab? No loodame. Eeldused on, sa näed ju ära kõrvalt, kas on eeldusi? No füüsikaga on praegu kõvasti probleeme, aga jah, kiirus on tulnud suhteliselt ruttu. Aga ta on noor mees, alles siin ennist rääkisime 20-aastane, et ega tegelikult see ei ole väga noorte meeste ala, et kui vaadata, millal sina medalini jõudsid ja millal nüüd Gert Varik medalini jõudis, siis päris vanade meeste ala hoopis tuleb välja. No jaa, ta on natukene selline spetsiifiline, ma arvan, et seal nagu sellise uljusega kaugele ei jõua, et seal on ikka vaja neid kogemusi koguda päris palju ja noh, siis ka koostöö on väga tähtis parimehega, et kiirest sõita. No aga hakkame siis sinu seda teekonda natuke vaatama, et tegelikult sa oled ju Tallinna poiss, eks ole, Tallinnas sündinud. Ei, ma olen Tallinnas sündinud, aga ma olen ikka eluaeg elanud Tallinna lähedal Arukülas põhimõtteliselt kogu aeg. Ikka kogu aeg seal, see ma mõtlesingi, et kus et Tallinnas sündib, ma vaatasin selle järgi lihtsalt, et sa oled Tallinnas sündinud, et kus üks siuke poiss motokrossi juurde jõuab, aga noh, ütleme, kui ikkagi väiksemast kohast pärit, no see ma tean ise omast käest, et seal ikka säärekas või mingi asi oli igal kutil kuskil kuuri all, et kui seda polnud, siis polnud nagu mingi mees. No täpselt nii oli, minu teekond hakkas ka samamoodi säärekaga pihta. Et no sääreka muidugi see häda, et rohkem vaja putitada, kui sõita saab, eks ole. Jaa, noh, füüsiliselt saab tugevaks, kogu aeg peab lükkama käima seda. Jaa. Seda kõige mees võttis ikka need pedaalid nii-öelda vahelt ära, pani ikka pulga sinna vahele ja see asi käis, nii see käis, jah. Aga siis läksid mingi hetk trenni või kuidas see tõsisemaks minek oli? See oli jah kuidagi niimoodi, et seal Arukülas oli nagu selline motopisik tegelikult olemas ja tegelikult ma nagu kooli ajal olin, kui ma käisin Aruküla koolis, seal on siis algkool praeguse kava järgi, siis ma tegelikult olin võrkpallur hoopis. Mulle meeldis võrkpalli väga mängida ja isa oli ka mulle selline üsna hea võrkpallur, aga ma jäin lihtsalt nii lühikeseks, et tulin siia linnakooli Tallinna ehitusmehaanika tehnikumi ja siis ma isegi mängisin aasta peaaegu seal ka võrkpalli, olin isegi meeskonna kapten. Aga siis ikka kiskus sinna motoklubi poole ja siis ma läksin täitsa nagu tänavalt, läksin sinna Kalevi motoklubi ukse taha ja siis tulid seal katsed ja õnneks pääsesin sinna trenni. Aga milles katsed seisnesid siis, kas pidid tehnikat tundma või sõita oskama või füüsilised katsed või milles seisnes? Jaa, seal oli niimoodi, ma mäletan, et seal oli mingisugune sõidukatse, siis olid kätekõverdused, äkki oli mingi jooks ka. Ja mul kuidagi õnnestus need katsed ära võita, et noh, eks ma sporti tegin tol ajal suht palju. Peale võrkpalli käisin suusatamas ka veel, tegin suusatamist ka päris tõsiselt. Aga ütleme, sihukest lapsest peale võistlemist nagu tänapäeval on, vaata, noh, lapsed saavad 5-6 aastat juba krossiratta selga, no sellest sihukest asja sul polnud, et sa oled ikka hiline tuli ja hinil ja ärka. Suht hiline, sest ma läksin klubisse, ma olin 15, no säärekaga ma jäin esimest korda võmmile vahel, siis ma olin 11, siis mulle öeldi, et sa ei või isegi rattaga veel sõita tee peal. Aga jah, et alustasin suht hilja, et mõnes mõttes see on ka võib-olla isegi hea, mõnes mõttes, et tihti vaatan neid noori mehi, need alustavad nii vara ja lõpetavad ka kuidagi liiga vara. No ja see mitmekülgsus jääb ka vajaka, võib-olla liiga spetsiifiliseks, no see on paljude spordialadega tänapäeval niimoodi. Võib-olla küll, jah.
Aga kuidas sa tundsid, et kas treener ka nägi, et sul on nagu siis mingid annet või tead, su kulus ju tulemusteni jõudmiseks ikkagi aastaid veel ju? Jaa, no see oli, protsess oli ikkagi vaevaline, süsteem siis nõukaajal oli muidugi mõnes mõttes hea, siis olid need motoklubid, aga nüüd kõigepealt, et üldse nagu jõuda sinna motorattani seal klubis, selles läks ka ikka kõvasti aega, sellepärast, et kõigepealt ma mäletan, seal katsetel oli umbes 40 poissi, siis mingisugune osa poisse võeti vastu, ma isegi täpselt ei mäleta, kui palju neid vastu võeti, ja siis mul vedas, kuna ma sain, mul oli tead tulemused, sain siis nagu klubimeestega kohe vähemalt füüsilisse trenni koos minna. Ja kevadest sellest suurest jõugust oli seal klubis järgi 3. Ja kevadel mul veel päris oma tsiklit ei olnud, ma täpselt mäletan, et juba isu hakkas vaikselt ära minema, aga siis oli 83, suvel oli Jukis, oli see soolod MM. Nõukaajal oli see suht arul täna asi, siis endise Leningradi kõrval. Käisin seda vaatamas ja siis tuli selline mingisugune uus hingamine jälle peale, et tahaks ikka krossimeheks saada ja MM-ile minna kunagi. Ja siis sain oma sikli kätte ja siis ma vaikselt seal tiirutasin, et enne sõjaväega ikkagi mingisugune noog oli juba olemas, et mul oli õnnestus isegi pool aastat olla spordiroodus. Siis ma sõitsin soologa, eks ju. Ja siis, kui ma tulin sõjaväest tagasi, siis olid suured plaanid selle soologa edasi, siis tuli selline mees nagu Ivar Vaaderposs mul ukse taha, ütles, et temal on vaja korvimeest. Ma ei saanud korvidest tollal üldse mitte midagi. Siis ma ikka punnisin vastu, aga siis ma ütlesin, et okei, et kevadeni võime siis proovida. No siis ma olin tal seal korvis 2 aastat. Aga kuidas teadis ukse taha tulla üldse? No ma täpselt ei tea, aga ma olen kuulnud, et siis minu klubikaaslane siis Lajal Jaan on ja tema oli vist uurinud tema käest ja et on vaja sellist füüsiliselt kõvat kutti, et keda tema soovitaks ja siis ta oli vist mind välja käinud. Nii see läks. Aga ma tuleks korraks tagasi selle alguse juurde, et esimene aasta tsiklit polnudki veel, et kas seal siis pandi nagu poisid sellest ka proovile, et pidite anti mingi vana ront ja kamba peale pidite seda putitama või lapiga seda nühkima või mis see selline tehnikaga tegelemise vaev seal oli? Kusjuures putitamist isegi oli alguses üsna vähe. Põhiline oli see, et oli, ma ei mäleta, kas oli 2 või 3 korda nädalas oli füüsiline trenn, näiteks käisime jooksime seda Pirita ringrada, selle klubist kokku oli mingi 8 kilte, seal talv läbi põhimõtteliselt. Siis vaadati, siis poisid lihtsalt tüünesid ära sellest ja viitsid kohale tulla enam ja siis õnneks ma pidasin vastu, et krossimeestele jooksmine on ju tegelikult üks põhitrenni elemente. Et seal ütleme nii, et seal oli nagu see suhteliselt isegi paigas, et seal oli nagu tarkust oma jagu, et peab ikka seda aeroobset trenni kõvasti tegema, nii ja et praegu vaatan siin osad spordialad, siis trennid käivad, küsitakse palju raha ka, aga tegelikult aeroobne trenn või see, mille pealt nagu üldse nagu sportlane võiks kuhugi jõuda, see jätakse üldse tegemata, eks. Et see oli seal vähemalt paigas, et sunniti siin vähemalt jooksma. Kutte kuhitab see nii-öelda õli ja davoti lõhn ka, eks ole, et siis iga kord, kui ütleme kuskile tehnikaliigi said, siis sai nagu pidupäev või? No ja siis oli, ma tean, kui ma sain oma esimese sellise mootorratta, ütleme mingi vana 5-käigulise võrri seti, siis seal oli meil, klubis oli legendaarne Küünemäe Jaan, kes tegi näiteks kolbe ise. Valas seal täitsa toorikud ja Treigel tegi kolvi ja siis putitasid seda, ma sinna kolju sisse, siis jäid jälle 3 ringi sõit, oli see pill jälle laiali ja see algus oli ikka keeruline. Aga samas tagant järgi mõeldes on ju, eks ütleme, tehnikaspordis on need oskused ka väga tähtsad, et sa ikkagi oskad selle tehnikaga ringi käia, et nii see algas. Aga sa mainisid korras, sa said isegi pool aasta spordiroodus olla tänu sellele motocrossile, et miks rohkem ei saanud või miks see perioodi lühikeseks jäi? No seal oli niimoodi, et nagu see sõjavärk käis, et tegelikult ma oleks pidanud kohe sinna spordiroodu saama, et Utsepp ka läbi, aga seal olid mingid jamad ja siis ma sain nagu kinomehaanikuks seal sõjaväes, topiti vägis, et kuna eestlane pidi olema ikka kinomehaanik, siis
sellega kaasnes see, et ma sain nagu linnas käia, ma käisin posti toomas. Ja siis ma iga kord helistasin sealt jälle sinna Riia Aske, et mis värk on nende paberitega. Ja lõpuks sai korda need asjad. Aga siis said sealt mingi tsikli ka või mismoodi see sõjaväes olek oli siis? Sõjaväes olek oli selles mõttes väga lihtne, et sealt said nagu komandeeringu ja tegelikult sõitsime ikkagi kodus. Et suht vähe olime seal koha peal. Aga siin isegi vahepeal oli siin Tondil oli mingisugune Riia Aski nagu selline väike, no ühesõnaga muidu me pidime käima vahepeal Riias, siis me käisime siin Tondil iga laupa minu meelest. Aga siis mingi korvpallur tegi mingi jama kokku ja siis saadeti kogu see punt oli laiali sinna Riigi tagasi. Kes see korvpallur oli siis? Ma ei mäleta nime väheks. Ei olnud mingi kuulus mees või? Nii kuulus ei olnud, jah. Korvpallurid on nii kui nad on. Aga ütleme, soolotsikliga sul ju tegelikult selliseid silmapaistvaid tulemusi ei olnud, et sa olid siis kuskil seal nagu ääre peal kogu aeg või sa ise nagu lootsid ja nägid, et sul on võimalik sealt üles tõusta? Jaa, tegelikult ega soolotsikliga mul ei olnud, jah, mul ei olnud nagu Eesti meistrivõistluste medalit, aga mul ikka selliseid medaleid ja karikad ikka sigines, aga noh, tol ajal siin kõvad, Sakus oli kõva motoklubi ja siin ütleme nii, et ma sain ikka sinna mingisuguse taseme peal ikka jõudsin juba, et ma päris siukene lahjavend ka enam ei olnud, aga noh, ega keeruline oli, jah. No nii, aga ütleme, kui siis tuli ukse taha Ivar Vaderpass, et nüüd korvi, et no, kui pikalt sa mõtlesid selle peale siis kokkuvõttes? No, see hoopis teine maailm. Ega ma väga palju saan mõelda, sellepärast ta käis nii hullult peale. Alguses ma muidugi ütlesin ei, siis ta ikka kutsus mind, et lähme proovime ja siis no läks aega, ma arvan, kuu oli see kuskil see protsess, kui ma läksin talle siis esimest korda nagu siis sinna korvi ja Maardus käisime sõitmas. Ja noh, tundus siuke päris äge isegi, kuigi võrreldes soologa ta tundus alguses aeglane selline. Ta oli nagu aega, aga ma mäletan, siis oli vist vasak jalg ja parem käsi ja nagu väsisid nagu jube ruttu ära. Siis see küsis mu käest Vaderpassile, kuidas on, ma ütlesin, et täitsa normaalne, tegelikult mul oli käsi jalg täiesti peeme juba. Aga ei, noh, eks see korvipoisi amet on päris karm, aga noh, selle õpib ära, siis ta nii raske enam ei ole füüsiliselt. No ma olen ükskord elus, sul oli mingisugune sponsorite üritus ja ma kuidagi sattusin ka sinna ja siis tegid muga mingi väikse tiiruna, sa tegelikult sa ilmselt nagu tõristasid seda päris vaikselt paarist künkast üles alla, aga mul oli muidugi selline tunne, et ma kukun kohe sealt küljest ära, eks ole, kramplikult hoidsin kinni, et siis ma mõtlesin küll, et no see on ikkagi üks kõige hirmsamaid spordimehe ametid, mis üldse olla saab seal, minu korvis rippuda niimoodi. Ma muidugi rippunud, ma lihtsalt seisin seal, aga no see on päris julm. See on päris kõva amet, jah, aga noh, ütleme nii, et ta ikkagi on alguses hullem, kui ta tegelikult on, et seal on just see probleem, et noh, ega kuskil ei jõu ennast, ma ei tea, kramplikult kinni hoida pikka aega, et kui õpib selle nagu rütmi ja lõdvalt seal olema, siis ta enam nii raske ei ole, aga noh, raske on ikkagi. Samas ma mäletan jälle, vanasti päris palju neid sinu võistlusi ka vaatamas käidud koha peal, et kui oli see Arvo Laksberg su korvipoiss, siis paar korda pärast võistlussõitu ta sisuliselt kahe mehe vahel talutati sinna telki, et ikka see võttis ikka nii läbi teed. On, ega praegu ka MM-idel tihti peale ikka väga suure kuumaga ikka mõnigi korvipoiss ikkagi on isegi koomasse langenud, et päris raske on ikka. Aga ütleme siis, tulemused hakkasid tulema või kuidagi sinna korvi jäid, et lõpuks te jõudsite ju liidu meistrivõistluste hõbedani välja ju. Jaa, ei no Vaderpass oli, no ütleme selles mõttes see tee on läinud nagu päris hästi mulle, et Vaderpass oli peale selle, et ta kõva sõidumees oli, ta oli nagu kõva tsikli ehitaja ka, et ta nagu sealt selle tsikli ehitamise koolis on ikkagi tema käest ja tema oli selline vend, kes ütles kogu aeg, et konkurentides peab olema vähemalt aasta ees. Ja siis ta käis mööda seda tervet Nõukogude Liitu ringi, seal ma olen ka koos käinud seal, ütleme siin Leningradis ja Moskvas ja Serpuhovis ja isegi Erbitis, kus need kõik kõvad külkamehed olid, et selles mõttes kool oli kõva küll. Aga ta siis ütleme, tegi ka mingeid tehnilisi uuendusi või asju juurde kogu aeg, jah? Jaa, noh, kuna aeg oli ka selline, et meil on sellised lääne tehnikud tol ajal veel ei olnud, kõik
ütleme, enamus asjad ju ehitati ise, raamid, värgid, kuni amortideni välja, et siin. Ja siis hakkasid tulema just see aeg oli selline, kus hakkas seda lääne tehnikat natuke liikuma, aga enne seda tuli kõik ise teha põhimõtteliselt. Aga kui kõva see liidu tase oli tervikuna, ütleme, et kui võib-olla praegu ka võib-olla kuulajad ei oska seda konteksti panna, et liidu meistrivõistluste hõbe iseenesest on ju väga kõva tulemus, aga kui palju, ütleme, seda külgvankritega sõitu üldse tervikuna liidus oli ja kui tihe see konkurents oli? No, liidu tase oli väga kõva ikka, selles mõttes, et me sõitsime küll nende suurte mootorite klassis, kus tehnika oli vaba, aga olid ju ka Uraalid, see Uraali tehased, need, ütleme, Eestis oli tol ajal ise juba 60 Uraali sõitis, see oli ikka, ja ütleme nii, et tol ajal ju ka liidus olid sellised nagu mehed nagu Bredein, Serbinin ja Ivan Newton, ütleme, 3 kõvat tegijat, kes sõitsid MM-i tol ajal, nendel oli siis niimoodi, et nad kasutasid juba tol ajal lääne tehnikat, nendel olid siis KTM-i nagu silindrid, kolvid ja mis iganes ja siis Serpuhovis ehitati siis mootorid või karterid nende jaoks ja nad olid ikka päris kõvad tegijad, et ega seal nalja ei olnud, ütleme nii, et ikkagi, no ma arvan küll, et ega see liidu medal, ütleme, võib-olla isegi võtad kes muid alasid, see ikkagi oli väga raske saada, et ega see on mingi lihtne asi olnud. See koosnes ka etappidest või see oli üks võistlus, see liidu meistrivõistlus? Tol ajal oli üks võistlus ja 3 sõitu. Selles mõttes oli nagu lihtsam mõnes mõttes, aga teist mõttes jälle keerulisem. Aga ütleme, selliseid liidu võistlustel käimist oli siis oma jagu tol ajal juba? No me ikka käisime. Kõige kaugel me käisime isegi Irbitis, seal see on ju siit Uraalide taga. Aga millega tookord sõitsid, ütleme, tänapäeval on sellised uhked, mugavad reisibussid, millega tiimid sõidavad. Mis teil oli siis Ikarusis või millega sõitsite? Avi oli ka päris kõva sõna. Avi oli kõva sõna, jah. Avi oli siis võidusõidu tehnikariist, millega veeti. Aga seal vist, kui see oli nii väike, et kui see tsikli sisse vaatasid, magamiskohti ei teki. Seal üleval oli magamiskoht ka, suht kõrge. Et kuidagi sai hakkama. Aga Aviaga kuskil Uraalide taha sõita ka ei tundu nagu väga. No, aga me olime selle ajal ikka nii kõvad profid, et meil sõitsid mehaanikud kohale, me läksime ise lennukiga. Niimoodi. Ma tahtsin küsida, et kas see, kui professionaalne see sport tol ajal oli, et kas see oli su põhitegevus sel ajal või? Jaa, täiesti. Et ma ikkagi olin selline, kuidas öeldakse, siis nõukaaegne profisportlane, et ma läksin küll hommikul tööle, Tallinna spetsialiseeritud autobaasi, võtsin hommiku selle sõidulehe, ma olin just kui autojuht, aga tegelikult ega muud ei teinud, kui ehitasin tsiklit ja käisin trennis ja nii edasi. Et siuksed ajad olid. Ja sain palka ka veel selle eest. Mis nii viga, saab teha mõnus asjaga, meeldiv asjaga ja saad palka ka. Ja siis ütleme, seal oli veel see, et ka sealt tulid ka tulevikuks sellised toetajad, härra Rein Pillerpau ja siis härra Jaakson ja sellised mehed, kes siiamaani on isegi poisse mulle aidanud. Aga kas sa ise tundsid ikkagi, et tahaks ise nagu lenksuda saada, et see korvipoisi asi siis nii mingi hetk ammendas ära, et sa paari aasta pärast või mingi hetk liikus edasi ise? See on selline keeruline lugu isegi. Seal oli, ma arvan, võib-olla see põhjus võib-olla algas üldse sellest keerulisest ajast võib-olla. Tuli see Eesti aeg nagu ja siis, ütleme, hakkas tulema. Ja tekkisid seal mingisugused lahkelid, ma ei tea isegi, mis moodi. Ja siis, et see ei olnud sellest, et ma ei tahtnud seal korvis olla. Tekkisid vaaderpassiga sellised lahkelid väiksed või suusad läksid vähe risti ja siis ma mõtlesin juba, et peaks siis hakkama ise sõitma. Aga millest üks tiimis, 2 mehe tiimi tegelikult, et kuidas lahkelid nagu tekivad, kas mingid põhimõtete pärast, kuidas midagi teha? Seal olid mingid põhimõtted, ühesõnaga seal vist, ma täpselt ei mäleta, seal kas oli mingisugune selline teema, et ma olin ikka hingelt hirmu spordivend, juur sporti teha, aga kuna aeg oli selline siis ja Vaaderpass pidi ikka seda rahastama, seda süsteemi, siis tema vaatas seda juba äri poolt, hakkas tekkima mingisugused ärid vaata. Ja kuidagi niimoodi läks see, ma ei tea. Ja peale
peale seda küll mingi periood läks mööda, siis Vaaderpost on nagu siiamaani ikkagi olnud nagu suur sõber ja ütleme ikkagi selline mees, kes on ikka and nõu ja küsib, kuidas sul läheb siiamaani. Aga see üleminek siis, kui lihtne see sinu jaoks selles suhtes oli, et oli ratas kuskilt võtta ja oli poisskorvi võtta kohe ja nii edasi ja raha ka leida kusagilt. Oi jumal, see on nii keeruline protsess, et seda on küll raske rääkida, aga ütleme nii, et ega esimene ratas sai samamoodi ise ehitatud ja siis kuna aeg oli nüüd juba edasi läinud, siis doonoriks oli vaja siis KTM-i. Siis meil olid juba tekkinud siin mingid Soome sõbrad ja siis ma läksin niimoodi, et tol ajal oli kuidagi nii, et kui sa said Soome viisa, said vahetada need markasid eduliselt, siis ma võtsin oma pruudi ja ühe kaasa, sõitsime läbi Viiburi Soomest siis kuidagi sõpradega sain ikka lõppu kaubale, saime mingi kasutatud KTM-i, saime sealt siis mootoreid ja muud juvinad ja siis saime selle sikli valmis. Ja Jürgen Jakk oli tegelikult, kes mulle siis korvi tuli, tema oli nagu mul noorest peast, kui ma soologa sõitsin, käisin krossidele kaasas pidevalt, see on praktiliselt naabrimees. Siis oli ühe vennaga juttu, kes nagu tuleb korvi enne, aga temast on ikka asja. Jakk oli siis 15-aastane. Ja ütlesin Jakile, et midagi oli teha, et ega siin tulema ise korvi, sikli saime valmis. Siklit aitas ka juba ehitada, käis vaikselt seal piilumas. Ja siis hakkasime vaikselt harjutama. Ja harjutasime nagu esimene kevad kohe ikka päris tõsiselt. Ja mul oli selles mõttes nagu võib-olla hea, et ma olin siis soologa sõitnud ja olin nüüd korvis juba olnud, et ega sealt edasi minek, oli natuke lihtsam võib-olla sama tänava pealt tulla. Ja tegelikult me saime hoos nagu suht ruttu üles, sest et me läksime esimesel krossile, Vaaderpassi küll kohal ei olnud, aga siis ma mäletan, olime teised ja teise krossi me võitsime ära juba. Kohe hakkas minema nagu juba hästi, ja siis tuli suur kaebus, et me ei või üldse sõita, sest korvibus on liiga noor. Ma mõtlesin, sa küsisid, kas nii noor mees, sa võiks korvis olla. Ja siis ma läksin kõrvad Lonti kadunud Jüri Randla juurde, kes oli motoversiooni president, ütlesin, et siuke lugu, et mis teha on. Ja siis see kirjutas Square'i loa välja, et andke minna. Nii läks. Aga kus see raha tuli siis selle asja jaoks? Sa ise leidsid selle paketi kokku või nüüd pidi ikka tööl ka käima, et seda rahastada? Jaa, nüüd oligi, see oli keeruline probleem, see raha teema. Ütleme niimoodi, et see raami tegemine, see nagu väga kalliks ei läinud. Kuigi tegemine käis niimoodi, et ei olnud tööriistu ega midagi tolle sel ajal. Siis ma tean, et Soomest ma sain kingituseks ühe rauase lehe, põhimõtteliselt rauase lehega sai lõigatud raamitorud ja värgid ja sest Vene aegne rauase lehest siukest toru üldse saagin. Ja siis läks natuke edasi, siis ma sain Raasikule siis. Raasikul mul oli seal noor pruut, tol ajal praegu on naine, ja siis Raasikul oli selline tehas nagu Raasiku Elekter. Ja selle direktor oli ka siuke väga kihvt vend ja ütles, et vai, et tal on siin ka mingid võimalused ja värgid. Sain sealt garaaži ja käisin samamoodi tööl seal paar aastat, sain sealt palka ja olid ruumid ja värgid ja kuidagi nii käis ja ühe asja unustasin muidugi ära, et siis käisime ju Jakiga, siis oli üks mehaanikuposs oli ka, talvel käisime Soomes tööl niimoodi, kuu 1,5. Sealt saime raha, ostsime jälle tehnikat, kodus julgenud rääkidagi, mis see tehnika tollel maksis, kui ümber arvutada. Nii ta hakkas pihta. Et see võrreldes selle nõukogude ajaga, kui sai nagu päris profisporti teha, siis siuke algus võib olla nagu, et kas ujud välja või uju välja. See oligi väga raske, sest aeg oli üldse keeruline siin Eestis, et väga palju üldse nagu krossisid poolele, kuna raha jätkunud. Aga nii läks. Aga kas sa sel hetkel nagu nägid ka mingit sihti või mis su see eesmärk nagu oli, et kuhu see peaks välja jõudma, et tegelikult stabiilselt MM-il hakkasid sõitma 93. aastast, et kas siis, kui sa hakkasid juba seda tsiklit ehitama esimest juba mõtlesid, et ma pean sinna välja jõudma ja mingi medal lõpuks võtma või kuidas see eesmärkide seadistamine tollal käis? Nagu ma ennem rääkisin, vaata, kui ma käisin seal Jukis seda soolode MM-i vaatamas, sealt tekkis juba selline väike
et tahaksin MM-ile jõuda, kuigi tuli üks ratas juurde sinna, aga vahet ei olnud selles mõttes. Ja siis vist oli niimoodi, et esimene MM käisime 92 oli Ukrainas, sinna oli meil suht lihtne minna ju tol ajal veel. Siis seal me saime isegi põhisõitusest, seal oli sõitjaid vähe, see üks esimestest sellised idabloki etappidest. Ja siis seal Saksamaal, saime selle ühe sakslasega tuttavaks, Alois Wenninger, kes tuli meie juurde, küsis, et mis sikkel on, ise ehitasin. Ja nii ja näe, siis ta ütles, et kui tulete sinna Euroopa poole, siis andis kontaktid ja värgid, et saab seal võib-olla tema juures pesitseda või midagi. Siis oligi 93, siis oligi plaan, et lähme siis kevadest, hakkame MM sõitma seal. Aga see läks nii üle kivide ja känduda, sest et seal Lääne-Euroopas see MM-i tase oli lihtsalt niivõrd kõva võrrades meiega siin. Et läks, ütleme, pool hooaega, ütleme 6 etappi läks niimoodi, et me põhimõtteliselt saanud üheski põhisõitu, tekkis juba selline väike tunne, et ega vist ei saagi hakkama, aga siis tulime vahepeal koju ja vaatasin, et kodus oli jube lihtne sõita siin teistega võidu, siis tekkis mingi väike muudatus kuidagi peas ja hakkas juba minema paremini. Et see, ütleme, see taseme vahe oli ikka meeletu, siis ütleme see, mis siin näidati ja mis seal oli. Sest et tol ajal, kui me sõitsime siin, siis me käisime juba Soomes sõitmas, siin Lätis, kus me siin käisime, me tavaliselt kõik sõidud võitsime juba ära ja selline tunne, et hoog on päris hea, aga siis tuli välja, et ikkagi, eks kõik, kogu see tehnika pool ja kõik oli ikkagi nii palju maas sellest lääne tasemest, et pidi vaeva nägema päris kõvasti, jah. Aga millal sa siis päris, ütleme, selline mitte ise tehtud tsikli, vaid mingi parema pilli said või mitu aastat sa ise tehtud rattaga sõitsid selle MM-sarjas? MM-i sarjas sõitsime alguses, ma arvan, oligi mingi pool hooaega või umbes niimoodi. Siis me saime selle samas Wenningeri kaudu mingi kasutatud, tol ajal EML, EML KTM oli selle. Saime selle tsikli, aga ega me selle nende lääne siklitega või just raamidega kaua ei sõitnud, sest et kuna meil oli see töö selge, mingi päev juba avastasime, et võiks ikka mingid asjad paremini teha, et me läksime oma raami peale tagasi jälle. Et ma arvan, et me sõitsime sellise päris lääne tehnikaga vahepeal võib-olla mingi maksimum 3 aastat võib-olla. Kui ajas hüpe teha, siis tegelikult see raamide valmistamine ja see saigi mingi hetk ju päris kõvaks äriks oli. Jaa, et ütleme nii, et jah, et kõigepealt otsustasime, et proovime ikka ise teha. Seal alguses muutsime seda lääne raami seal natuke siia-sinna. Siis hakkasime ise tegema ja siis tekkis seal huvilisi, kes tahtsid ka neid raami saada. Ja siis sellega sai ka natuke raha teenida tol ajal. Kas raami äri käib siiamaani või? Ütleme nii, et vahepeal oli täitsa seises, aga kuna nüüd poissikas sõitma, siis panime selle tehase uuesti käima. Põhimõtteliselt küll. Tuli tellimusi ka kohe või? Tuli tellimusi ka või? Natukene, aga see ei ole eesmärk. Põhieesmärk on ikkagi, ma ütlesin kunagi mõlemale poisile ütelda, et kui nad sõitma hakkavad, siis ma hakkan tegelema selle asja uuesti. Aga vahepeal ütleme, ei tegelenud, jah. Aga ütleme, tõsisem, ma vaatasin neid vanu tulemusi ka sul ja ütleme, küll sa olid seal, kas äkki esimene hooaeg MM-sarjas olid 39-ndad ja siis olid seal kuskil 26-7 ja niimoodi ja 96 oli see esimene hooaeg, kus te nüüd jõudsite sinna MM-arvestuses juba esikümnesse. Et see oli selline tõsisem võib-olla läbimurre või ütleme, mis siis kas sa ise mäletad ka, et mis siis muutus, et millest see taseme tõus tuli, et esikümnes juba olla, see tähendas ikkagi seda, et sa pidid ikkagi tipus juba olema enam sõitma? Seal, ma arvan, kõige suurem muutus tuligi selles, et me olime Saksamaal muidu, seal pesitsen Wenningeri juures, aga seal oli päris keeruline, sest me ei saanud päris profid, ei saanud selle pärast olla, et siis samamoodi ja vabal ajal tegime tööd seal, saime mingit raha seal, mis kulus nende siklitükkide peale ära põhimõtteliselt. Ja siis 96 kevadel me kolisime Belgiasse hoopis. Oli siuke juhus, et minu meelest oli kas see oli Sergis ja mingi lõpupidu, pellesed olid seal ja siis Pellan räägib, et
talle nagu meie sõit väga meeldib, et äkki saab aidata ja nii. Siis kuidagi sattusime sinna Belgiasse. Seal oli nagu see trenni teha rohkem, aega rohkem, raha oli natuke rohkem ja võib-olla oli piisavalt seetud ka, et see on, ma mõtlen, et see on nagu sellises ülikoolis käimine, et seal tuleb need klassid kõik järjest läbi käia ja siis mingi aega saad nagu asja juba selgeks enam-vähem. Aga tegelikult sa olid ju selleks hetkeks juba nagu vana mees, ütleme, sa olid 30 aastane juba 96. aastal, et kas see naine kodus nagu nuuti ei hakanud andma, et kuule, kaua sa siin jamad sellega, et õigeid tulemusi ju ka nagu pole ja mis sa siin mässad, tead? No ütleme kohe ära, et naisega mul selles suhtes vedanud. Et muidugi algusaastatel oli ka see võimalus, et mul oli tegelikult pere kogu aeg kaasas. Meil oli selline suurest bussist, ütleme Igarussi suurusest bussist, üks Volvo buss oli alguses meil tehtud selline elamu, nagu seal oli siis siklid, värgid ja kogu elamu peal. Ardo siis oli, Ardo oli kaasas ja siis kui Ardo läks kooli tegelikult, alles siis tekkis see, et naine, ütleme, pere ei tulnud igale poole kaasa. Selles mõttes ei olnud nagu nii hull see. Ja siis juba nüüd hiljem oli jälle niimoodi, et suvel nad käisid jälle kaasas ja siis, kuna olime juba sellisel paremal tasemel, siis saime käia rohkem lennukiga kodus, tehnika oli Euroopas ja siis nagu ei olnud kodust ka nii palju ära korraga kogu aeg. Aga muidu mingi periood, et nagu pere oli kaasas, elasite ka reaalselt seal bussis nagu? Jaa, elasime bussis. Aga mis elu seal bussis elatakse siis? No see ongi kõige kummalisem, et väga ruttu saad aru, et ega selleks, et elada, selleks ei ole üldse palju vaja. Et täitsa normaalselt saime hakkama, pole ta midagi. Ja põnev muidugi. Kord siin, kord seal, eks ole? Aga kas üldse, sõidetakse ju krossilt krossile ja tihtipeale rajad on ju ka sükestes, ei ole ju linna kusagile, vaid maapiirkondas, et tihtipeale siis krossi ajal ikkagi elataksegi reaalselt seal bussides kogu aeg. No enamus kutid tegelikult siiamaani elavad ikkagi krossi ääres on. Oleneb vähe kohtades ka vahest käiaks hotellis, aga see on nagu jah, need autod on suhteliselt normaalsed ja tegelikult on, teeb elu palju lihtsamaks, kui pendeldada seal kuskilt hotellide vahel ja asjadele. Et ütleme nii, et ega seal on sellistes bussides on kõik asjad olemas, seal on ju korralik köök, dušid, värgid, kõik, mis veel vaja on. Aga lõpuks ma kujutan ette, see hakkab närvidele käima, et ütleme, oled sina, sul on seal pere kaasas, on korvipoiss, ma ei tea, äkki tal on ka pere, ma ei tea, kuidas see pisikse pinna peal, mingi mehaanik on veel, eks ole, et pisikse pinna peal mingid inimesed on kogu aeg pead ja jalad koos, et see lõpuks hakkab kuidagi ajudele ka ju. Vot see ongi selle asja juures kõige keerulisem, üldse see tiimivärk ja et see toimiks. Eks seal vahepeal lähevad ikka kuttidel suusad risti ja meil oli siin viimastel aastatel kogu aeg kaasas Vahur Iiesalu, kes vahva. Tema oli selline vend, et tema tundis kohe ära, kui mingi jama oli bussis. Siis ta läks kuskilt, otsis mingi külavalt mingi veini ja ootis kuttidele sisse ja kõik paukusid ennast tühjaks ja oli järele rahumajas. No see on hea, kui üks mehed on olemas, kes oskavad asju nagu klattida. Siis see mehaanik Uugu ka oli meil siuke vend, selline positiivne vend, kes ikkagi, ütleme, see on, sul on jumala õigus, see ongi üks keerulisemaid asju seal, seda tiimi koos hoida ja sealt krossilt krossile käia. Ja kui on veel, läheb hästi, siis on kõik rahul, aga kui läheb kehvasti ka, eks seal pingeid ikka tekib. Aga kui palju seal, põhimõtteliselt see on nagu mustas laager, eks ole, kogu see karavan, et täna siin, homme seal ikka samad, need bussid on seal kõrval, palju seal sükeste teiste tiimidega läbikäimist on või seal ikka rohkem iga mees nokitseb ja nohitseb nagu oma ette või? No ütleme niimoodi, et see punt on ikkagi suhteliselt sõbralik. Kui võrrelda nüüd näiteks soolo krossi värki, ma ei tea, ma isegi ei oska öelda, millest see erinevus tuleb, siis seal see nagu nii sõbralik ei ole see punt on. Võib-olla siis konkurents on suurem või ma ei kujuta ette. Et suht sõbralik, jah. Aga jääks vaatamas ka, mis siis teisel nagu rattab küljes erilist on või sükest väikest luuretööd ka tehakse. Et lähed nii-öelda külla, et kui läheme juttu, siis silmaurgast vaata, tal on siin mingi sükke asi. No ikka. Asjad tuli hoida nagu presendi algu, aga. No natuke ikka tuleb, ega kõike ei saa nagu välja rääkida, mis
sest et pea peab seal töötama kogu aeg ja natuke proovime uusi asju välja mõelda ja proovida ja nii edasi. Kas võib ütelda, et see külgvankritega motocross ongi rohkem ikkagi selline ise tehnikameeste pärusmaa võrreldes soolodega? No ütleme, soolod on teada, suured tehase tiimid, seal see ei ole põlvas nokitsemist, aga külgvankritega on rohkem nokitsemist rohkem. Jaa, kindlasti. Kuigi ma arvan, et kui võtta nüüd see neid tehase tiim kasvu või nüüd need eratiimid on ja siis tehases on muidugi see eelis, et igasugused jubinaid saad sealt võib-olla tellida, aga ega need tsikleid ikkagi tegelikult ehitavad need samad mingisugused insenermehaanikud seal ja suht väikse pundina. Et ega ta nüüd väga erinev ei ole. Võib-olla lihtsalt need meeskonnad on sooludes lihtsalt suuremad, et võib-olla 10 inseneri mõtleb asju välja teisel külkadel võib-olla üks seal. Aga eks ta siuke lõpmatu protsess ikkagi on, et seal peab kogu aeg ikka seda tööd ka tegema ja mõtlema, et ka tehnikaga teistel alla jääks, et oleks pigem aasta ees. Aga võib öelda, et see külgvankritega kross on ka natuke odavam tänu sellele, et seal on palju ise tegemise tööd. Jah, nii ja naa, jah, kui ütleme võtta seda sellist tipptasemel soolosiklit, siis ega seal originaalne detaile väga palju küljes ei ole. Kui võtta jälle siklit, mis maksab nagu poes, siis soolo nagu on ikkagi 2 korda odavam kui üks korv, aga et võib-olla lõpptulemusena seda raha sinna võib nii palju ei kulu. Aga eks ta on ka ikkagi suhteliselt kallis. Sa olid 12 hooaega MM-sarjas, kas sa läbi selle tajusid ka, kas asi läks kogu aeg aina kallimaks ja kallimaks see osalemine ja see tipus püsimine? Jaa, seal ongi see pull asi, et alguses sa kogu aeg unistad, et saaks sinna ette otsa, et asi läheks nagu lihtsamaks igat pidi. Tegelikult on vastupidi, kõik läheb kogu aeg ainult keerulisem, mida ettepoole tahad saada. Tehnika peab olema parem, järelikult maksab rohkem, ise pead olema tugevam, pead rohkem trenni tegema. Ütleme nii, et sinna tippu jõudmisele ikkagi ütleme nii, et tuleb ikka tööd kõvasti teha, midagi teha. Aga kuidas see päevaplaan üldiselt välja nägi siis, et kui palju oli sükest, ma ei tea, füüsilist trenni, kui palju oli sõidutrenni ja kui palju oli siis tehnika tegelemist, et päev oli ilmselt nagu väga, väga täis? Sõltub jälle, kus olla, kui näiteks nüüd hooaeg käib, siis tegelikult absoluutselt aega ei ole. Ütleme niimoodi, et kui me olime seal Belgias juba, siis on niimoodi, et ütleme, et sul on laupäev pühapäev MM, oleneb, kus ta nüüd on, on seal kuskil Lõuna-Prantsusmaal või on ta seal Itaalias või Lõuna-Saksamaal, siis tegelikult sa jõuad, ütleme, esmaspäeval tegelikult alles Belgiasse tagasi, siis hakkab suur pesu pihta, kõik on ju pilla-palla, siis teisipäeval tavaliselt on selline värk, kus me võtsime nagu see võidusõidumootor laiali, kui nüüd järgmine nädal MM peale näiteks, teisipäeval tehnika laiali, kolmapäevaks saime kokku, kas kolmapäeval või neljapäeval tegime alati väikse trenni, ükskõik kus kohas seal, mitte sükust kõvad trenni, aga see tähendas ikkagi seda, et sikkel peale kuskile rajale tagasi, siis oli, ütleme, kolmapäeva või neljapäeva õhtu, siis reedel oli põhimõtteliselt jälle minema panna hommikul, et põhimõtteliselt see absoluutselt aeg ei ole, see hull mölle käib kogu. Aga sa füskatrenni siis hooaja sees vahepeal ei tehtud või? Ei, ainult nii palju, et nüüd meil oli hommikul oli siis hommiku kerge võimlus, et hommiku jooks ja siis ütleme näiteks sõltus näiteks neljapäeva õhtul tavaliselt tegime 10 kildi jooksu aeroobse. Aga ei, rohkem ei jõua seal teha midagi. Sellepärast, et ma räägin, kui on korralik MM, siis esmaspäeval sa, ütleme, vead jalgu järgi, sa oled täiesti läbi vend. Ma mõtlesin ka kogu aeg seda, et ütleme, et kui sa oled ikka sinna tippu, et siis läheb lihtsamaks. Aga eks andmine läheb nii palju kõvemaks kogu aeg, et esmaspäevane olukord on kogu aeg täpselt sama, et täiesti läbi. Üks asi on see, et kui hea kiire ratas on, teine asi on see, et kui palju sa ise suudad seda ratta kiiresti sõita, et see on üks võtmekohti ikkagi nagu, selles suhtes ta on ikkagi nagu sport absoluutses 100%, eks ole, et sul pole kui hea ratast ajas, et sa pead jaksama sellega sõita ka, et see hooaja ettevalmistus, ütleme, kas siis tehti seda füüsist nagu rohkem, et sul oli see põhi all, millest sa ennast ka rääkisid, eks ole, mida tänapäeval väga ei tehtud. Jaa, ütleme niimoodi, et ütleme nüüd, vaata, kuidas nüüd spordialasid võrrelda praegusega ja nii edasi, siis tavaliselt meil on niimoodi, et
et me käisime nagu 3 korda nädalas käisime siin Tallinnas kergejõustikuhallis on ju, korvimehega koos nagu on ju, pidevalt koos, et ei olnud siukest asja, et üksi teeks on ju, see on juba siuke no tiimivärk ikka. Ja tiimivärk on ju, no see annab nagu nii palju juurde on ju. Ja siis tegime niimoodi, et kuna meil oli vaja ehitada need tsiklid ja värgid ja raamid ja bussid on ju, siis me käisime hommikuti trennis on ju, esmaspäev, kolmapäev, reede on ju. Ja siis noh, täpselt oligi siis niimoodi, et enne muu aega siis hakkasime võib-olla seal samamoodi seal näiteks teisipäev või neljapäev oli mingi pikem joos ka veel on ju. Ja ülejäänud oli nagu töö on ju. Ja siis kiiruse värk oli siis niimoodi, et me käisime alati siis Itaalias trennis viimastel aastatel 3 korda on ju. Noh, ütleme 3 korda tavaliselt ütleme selline 9 trennipäeva on ju. Noh, selle me olime ka välja söönud, et noh, ütleme, et 3 päeva, teed pausipäeva, jälle 3 päeva, pausi, 3 päeva koju on ju. Sest kui sa tahad teha nagu pikemat laagrit juba on ju, siis sa juba lõpuks oled juba mentaalselt ja füüsiliselt nii läbi, et lihtsalt tuleb vahab koju, siis tagasi on ja siis seal me nagu üritame siis sõita kella vastu kogu aeg, siis noh, kiireid ringe, värke, lõike on ja seal on nagu huvitav on jah, et see kiirus nagu selline, see on nagu sul pea sees on ja see mõnda vaikselt areneb, et sellest tehnikast ta nüüd sõltub natukene, aga ta sõltub nii palju on. Et kui sa saad selle kiiruse nagu kätte on, siis on juba lihtsam, siis on see teine jama, ongi see füüsilise pool on. Et noh, paljudele see motocross jätab ikka sellise mulje, et see on nagu suht lihtne, et ta on ainult gaasi ja sõida, aga tegelikult noh, siin isegi ju räägitakse viimasel palju, et ta on ikka maailmas üks raskemaid spordialasid füüsiliselt on. Ta on ikkagi tõesti väga raske, kui sa ei ole korralikult füüsiliselt ette valmistunud, siis noh, mõtleme 20 minti sõidad, aga pool tundi ei sõida enam täiega. Aga kui palju sellisest nagu mingit treeneri nõuandeid oli võtta või kõik tuli nagu see katse-eksitusmeetodil teha või kui palju sellisest teaduslikku ettevalmistust selle asja juures üldse on? No meil oli ikkagi vähe. Ütleme nii, et noh, ma võin seda öelda, et kui ma lõpetasin ise karjääri ära ja hakkas mul vanem poiss sõitma, siis ma käisin treenerite koolitusel sellised päris mitu koolitust läbi ja siis mõtlesin küll, et paljud asjad, mis oleks võinud nagu ise teada ennem juba. Aga ega me oleks võinud olla targemad küll selle ajal. Ma arvan, et põhimure oli ikkagi see, et suht palju, ma arvan, just rapsisime üle, et tahtsime nagu liiga palju trenni teha kogu aeg. Siuke tunne on, aga noh, ei tea. Jälle vaata inimene kohaneb. Aga no siis oli, ütleme, olite seal tipus ja siis mitmel aastal MM-i 4. koht, et hakkas endale ka juba nii-öelda ajudele käima, et siuke igavene 4, ehk siis polegi nagu seda kõige magusamat autas nagu ette nähtud, et saaks mingi medali kaela. No eks ta ikka hakkas, et seal on tõesti, et me olime nagu juba sellised kiirused päris head. No siis oli see Villem sinna Sergis, selgelt olid meist kiiremad vennad, et noh, teistega juba võis rahulikult võidu sõita. Ja noh, neid ka me suutsime ikka vahest võita, kui oli selline rada ja kuidas start läks ja nii edasi. Aga noh, seal on see tehnika spordivärk, et noh, tulevad sellised apsud sisse, mis tegelikult ei tohiks tulla. Et siin vaatad siin sellised kõvemad tegijad nagu soolokrossis võib-olla Stefan Evertski, kes 2006 aastal võitis kõik etapid, ühe sõidu oli ainult teine, ülejäänud sõidus kõik võitis. Ei läinud tsikkelkäti, ise ei olnud haige ja midagi ei olnud. Et kuidas sellisele päris tasemele jõuda, ütleme niimoodi, meil ennem nagu sai natuke aega otsa, et sinnamaani päris välja jõuda. Et siis ikkagi, et natuke liiga hilja jõudsid selle õige karusselli peale või nii ütelda? No jah, et eks meil läks ikka alguses kaua aega, et võib-olla kui praegu alustada seda teekonda, siis põhimõtteliselt see tehnika, millega läänes veedetakse, on sul praktiliselt kohe käes, kui sul enam raha on. Aga meil läks sinna ikka tükk aega, siis sõidukiiruse vahel ei ka nii palju suurem, et see sõidukiiruse treenimine, see on kõige raskem, et see seda kuskilt poest ei osta raha eest, et see on päris keeruline. No kui professionaalne, me ennem rääkisime liidu ajal, et oli nagu täitsa profisport, kui professionaalne see MM-i sari sinu ajal oli, et ütleme, kui sa öelda, et 10 esimest paari ikkagi olid või isegi rohkem olid täiesti pühendunud sellele spordialale või?
no ma arvan küll, ma võin isegi praegu öelda, et meil oli tol ajal isegi, noh, kui võtta siin viimased paar aastat, siis tiim oli ikka väga professionaalne selles mõttes, et meil oli need mehed, kes meil olid, meil oli kõigil omad palgad, värgid, kõik, no ütleme niimoodi, et me nagu suutsime ka seda tehnikat hallata, me aretasime neid mootoreid, ehitasime raamid, värgid, olid testpingid, noh, kõik asjad, mis ikkagi, no tol ajal väga palju paremini ei saanud võib-olla isegi teha, et selles mõttes mul küll hea meel, et me jõudsime ikkagi, noh, ütleme sealt, kus me alustasime lõpuks ikka suht profiks, et noh, ja no ütleme nii, et võib-olla ka see, et Vaaderpassi juures ma rääkisin, hakkasin pihta, ja siis seal oli ka niimoodi, ma läksin, noh, läksin hommikul kell 8, võtsin sõidulehe, aga koju läksin ka kell 8 õhtul, nii et 12 tundi päevas nagu normaalne, ja siis me ütleme, ja kui sa oled nagu tahad kuskile üles jõuda, siis noh, sa pead jaksamegi 12 tundi päevas vähemalt tööd teha, muidu tuleb midagi välja, siis sa pead tegema trenni, sa pead arutama tehnikat, sul on veel pere ka kuskil, et noh, tihtipeale, noh, ei saa nüüd kõigi kohta öelda, vaatan nooremaid mehi siin tihtipeale, et no nad lihtsalt ei jaksa, sellest, et nad peavad ikkagi harjutama, et sa jaksaksid ikkagi oma eesmärkide nimel nagu tööd teha, et midagi veel teha. Aga mis sind nii kaua selle ala juures kinni hoidis, et muudkui teed ja selles ühes katlas oled kogu aeg oled? Raske öelda. Mingisugune huvi. Ega tegelikult ma siiamaani ju, noh, ütleme, no, vahepeal oli siin võib-olla väike paus, ja nüüd ma olen jälle selles maailmas tagasi, et no, mulle nagu hullult meeldib, ütleme, just selle tehniku poole pealt seal mingid uusi asju katsetada ja noh, otseses mõttes välja mõelda ja proovida. Ja seal ongi see jama, et midagi head nagu leida, siis ongi vaja nagu hästi palju nagu eri lahenduste peale mõelda, noh, enamus nendest lähevad ju prügikasti, aga kui sa üldse sellega tegele, siis järelikult ei leia mingit lahendust ka, ja kui ostad ainult teiste käest asju, siis oled aasta maas kogu aeg, mitte aasta ees. Mitte, jah, täpselt, jah. No võib öelda, et see sinu periood tõstis selle spordiala Eestis ikkagi väga populaarseks. Ütleme, need legendaarsed Valga MM-etapid ja siin Sakuski ja ütleme, see rahva huvi oli ju meeletu ja ütleme, noh, mul endalgi meeles ikkagi need Valga Jaanikese võistlused, need olid ikka nagu laulupead, et see oli meeletu rahvamass, mis seal kohal oli ja mis etendus seal pakuti. No selles mõttes muidugi äge, jah, et ise nagu võib-olla tagant järgi oled saanud alles sellest aru, koha peale sul olid muud mured seal, aga noh, eks see on nagu, eks eestlastel on üldse tehnika huvi on suht suur ja noh, ega see on iga spordiala, aga kui ikkagi on seal juba eesotsas tegijad, ega see veab ikkagi selle rahvaga käima, et noh, eks ma alguses mõtlesin ka kunagi, et olin siin Eesti kõige kõvem tegija, no olen juba maailma naba, aga siis saad üks päev aru, et väga pikk tee on veel minna, et kuskil üldse jõuda. No tegelikult see oli sel hetkel ka ainus, et me korjus oli ka ju samal ajal, tuli üles ja võitlesite seal ju enam-vähem ühel tasemel seal mingid aastad. Jaa, et korjusega on ka selles mõttes huvitav lugu, et korjusega me oleme ju, noh, tol ajal elasime vahepeal ühes külas, ühe põhimõtteliselt tehase territooriumil olid nagu garaažid ka, ma mõtlen, et huvitav, kas ühes külas ongi kunagi 2 meest esikümnes olnud MM-il, ma arvan, et ei ole. Et noh, korjus oli hästi kõva soolomees tegelikult noorest peast ja siis tal oli seal trauma ja ta pidi selle pooli jätma ja siis eks mina talle selle süstisin selle korjuvärgi vaikselt. Tõin isegi esimese iklidele seal Soomest ja ütleme nii, et ta oligi siuke väga andekas sõitja ja tegelikult noh, meile see tuli ainult kasuks on. Et noh, tegelikult oli väga kisid ajad. No, ei saa kodus ka päris rahulikutest tunda, et kogu aeg oli ora oli nii-öelda... Ma kodus ka juba kihutama, midagi teha. No, sul on olnud 3 korvimeest, ütleme sellel põhikorvimeest selle karjääri jooksul, et sa alustasid Jürgen Jakiga, nagu sa rääkisid, noore poisina võtsite sisse masinasse siis päris pikalt olid Arvo Laksbergiga koos ja korraks olid ka Sven Verbrügeniga ühe hooaja ja siis lõpuks ikkagi Jürgeniga tegite selle medalisõiduga ära,
et kui erinevad need või kui palju sa pidid ise nagu oma sõidustiili kuidagi muutma või kohandama korvipoisi järgi või peab korvipoiss kohanema absoluutselt ikkagi sõitja selle stiiliga? Ütleme nii, et no mul on tegelikult kogemusi vähe, ma ei ole väga paljudega sõitnud niimoodi kiiresti, sest et ütleme selle MM-i sarjas juba sõita, siis ikkagi see korvimees peab olema nagu ikkagi väga heal tasemel. Aga seal on väga suur küsimus on see tunnetamise teema, et see ei ole nagu üldse nii lihtne, et ma tean, kui tulid mulle selle Perbruge korvi seal Laksperil, olid mingid probleemid sellele, siis ma mõtlesin ka, et nüüd on nii kõva korvimees, et nüüd anna gaasi, ja siis kuna seal oli päris keeruline see teema, siis me läksime niimoodi, et proovinud ei olnud üldse, läksime kohe MM-il otse peale. Seal on muidugi vabad trennid alguses. Ma mäletan, 2-3 ringi sõitsin niimoodi pool peene gaasiga ja siis proovin korra siis sõita vähe kiiremini. Esimene selline keeruline hüppe, mis on ütleme kurvi peal hüpped, on hästi keerulised. Tahtis kohe tagur pidi minna, siis ma emotasin niimoodi ära, et ei tea, et võib-olla ei saagi sõita üldse sükse mehega. Ja alguses julgen nagu öelda ka midagi. Aga siis vaikselt hakkasin ise harjuma ja siis ma julgesin juba midagi öelda ja tegelikult saime selle sõidu nagu enam-vähem jonksu. Et mis tema ütleme, kõik on erinevad. Temal oli siis see asi, et ta oli füüsiliselt hästi tugev. Ta nagu, ütleme, seal teinekord pidurdus maade peal pead korripossi kinni hoidma, seal või midagi. Tuleb selle kätega selga, et enda käte peale nagu. Aga taga oli nagu füüsiliselt kergem sõita, aga ma ei saanud nagu nii vabalt lõpuni välja sõita, näiteks kui Laksbergi või Jakiga. Kuna Jak oli mul esimene korvimees, siis Jakiga mul oli kuidagi kõige kergem sõita. Samas Laksberg oli jälle selline hästi täpne, tema oli sõit, näiteks selle ajasõidu mingit ühte ringi hästi hea sõita. Ühtegi viga kunagi teinud. Et kõik on vähe erinevad. Aga kõvad kutid on kõik 3 tükki. Aga sa ütlesid, et ühtegi viga ei teinud, et milles see täpsus siis seal seisneb, et kas just see, et korvipoissi liigub seal hästi palju, et kas teil kuidagi on varem paika pandud, et mis hetkel ta peab kuhugi liikuma, kui te selle rajaga seal tutvute ja nii edasi, kas te omavahel kommunikeerute ka või peab te ise selle välja mõtlema või kuidas see asi nagu käib? Natukene nagu räägime ka mingisugused trajektoori, aga üldiselt käib ikka tunnete järgi, et ütleme nii, et seal ei ole aega nagu, ei ole aega. Ütleme näiteks kõige lihtsam asi on see, et kui näiteks, ütleme kõige võib-olla siuke keerulisem koht, kui tulla näiteks mäest alla, nii. Ja mäe alla on kohe korvi poole kurv, nii. Ja ütleme nii, et kui sealt mäest alla tulla, siis see pidurdamine on niigi natuke keeruline, ja nüüd on nii, et korvimees vaatab, et oot läheb vähe kiireks, ja läheb natuke vara korvi peale, siis nüüd mast läheb korvi peale ja ma pidurdan. Siis korv justkui tahaks ettepoole minna kui sikkel. Ma pean keerama paremale, aga sikkel läheb hoopis vasakule. Et sellepärast need asjad peavad olema nii täpselt, ütleme, millal korvi läheb, siis, et tagaratas veaks, seal on nagu, see on lõpus on tegelikult väga peen värk. Ja ütleme, hüpped samamoodi, mingisse suurde hüppesse minna niimoodi, et ta ikkagi kukuks nagu rataste peale tagasi, mitte nagu teistpidi, et seal ongi see vahe, et ütleme selles mõttes näiteks korvis on hästi raske olla, kui nagu sa isegi ütlesid keegi sõidutada, aga tegelikult ei tule keegi selle peale, kui kiiresti tegelikult nendega sõidetakse, siis see läheb ikka eriti raskeks. Ma arvan, inimesed lihtsalt hüppavad pealt minema seal. Üks müstilisemaid asju, mis külgvankrite ja Rossi juures ongi need monstrumid, nagu ma võiks nende rataste kohta ütelda, need ju kuramus hüppavad veel nii kõrgele ka veel nendes hüpetes, et see klassikaline, mis tunne küsimus on, aga mis pagan tunne on siis seda rattaga, seda nii kõrgel õhus olla ja seda nagu valitseda, et tõesti, et ta maanduks ka õiges asendis, et soologas hüppamine, ma arvan, mul tundub, et lihtsam kui selle sihukese asjaga. Nojah, seal on tõesti, ta on kindlasti keeruline võrreldes soologa, et kui on see 2 meest, aga seal on jälle see asi, et kui see asja nagu käppa saab, et ma ütlen, et ikkagi mul endalgi tavaliselt viimastel aastatel oli võib-olla see tunne just Itaalia laagrite lõpus, et sa saad nagu selle sõiduga nagu hakkama, et sul on nagu kõik juba kontrolli alla, aga eks seal
eks seal on see, noh, päris peen värk on see, ütleme nii, seda peab, no see on nagu mingi võistlustants või ma ei tea, jala peale sulle ei astu, et kui selle nagu käppa saab, siis ta ei ole nii kerge enam, siis sa unustad selle korjumehe ära juba seal korvis, et tuled vinis sisse, võtad, äge, saad, korjumees ka, et äge on. Kui sõit käib niimoodi, see on kõik korras, on. Aga kui sa pead enne hüppet mõtlema, et huvitav, mis kuhu poole see korjumees nüüd astub, on. No siis sa MM-i eesotsast sõita ei saa. Sest kui ta midagi, no ütleme, üks teeb valesti, teine valesti või teil ei ole kooskõla, siis läheb seal õhus, läheb ju tasakaal ka ära, eks ole, ja siis juhtuvadki igast asjad. Hirmuga tundsid vahest seal lennates või sõites või? Noh, ikka öeldakse, et kes hirmu ei tunne, on ilmselt hull, on. Ei, muidugi tunned, aga no kui võidusõit käib, ega siis väga ei tunne mingit hirmu, aga pigem on need hirmud seotud mingite keeruliste hüpetega, võib-olla ennem sõitu, siis mõtled, et ei tea, mismoodi seda hüpet peaks hüppama või midagi sihukest, on. Sõiduks läheb, siis pole hullu midagi. No teine üks müstika, mul alati meeldis vaadata, no ma ütlen, vanasti väga palju käisin Lätis ja igal pool ka etappe vaatamas stardijärgset esimest kurvi. Esiteks juba see, kuidas see maa väriseb, kui need kõik sealt tulevad, on üks asi. Teine see, et no ma olen korduvalt mõtelnud, et no pagan, mina küll julgiks seal üksteise küljest sinna kurvi minna, et kuidas sinna ära mahtuda ja no eks seal on juhtunud ka igast asju, et mis pagana närvid peavad olema, et sinna täisgaasiga sinna esimesse kurvi minna niimoodi. Jah, et seda hirmu ma olen ise ka alguses tundnud selles esimeses kurvis, et ei tea, kuidas seda peaks sõitma, aga siis mingil hetkel jälle jõuad sellisele tasemele, et sul on küll mehi seal palju, aga sa arvestad seal 2-3 mehega võib-olla seal nurgas, et kas tema läheb seest või läheb väljast, et siis ta enam nii hirmus ei ole. Et pead nagu saama selle stardi nagu sellegis õppima lõpuks. Meil läks ka sellega pikka aega, enne kui saime nagu sealt ikkagi normaalselt tavaliselt minema. Aga see on ka oskus. Sest kui sa stardis minema ei saa, siis ütleme seda sõidu jooksu tagasi teha päris keeruline, sest ees need mehed saavad ikka selle oma tempoga panna ja sina pead arvestama seda tagapool siis sellega, et mis sinu ees sõitvad mehed teevad ja kuidas saad mööda saada ja nii edasi. Aga kuidas see, no seal on need sooned, igast asjad tekivad, et see soonte valik on ka, et kas see on ka kõik nagu intuitsiooni pealt nagu, et ma nüüd võtan selle või on sul varem kõik peas paigas, mis soonest sa lähed ja mismoodi sa lähed? Jällegi keeruline küsimus. Ei, see ikka käib niimoodi, et sa pead ikka kogu aeg, ütleme, oleneb nüüd rajast on ju. Et sa pead nagu kogu aeg seda rada nagu vaatama ja jälgima ja ütleme, kui eelmine ring seal on mingi jama oli, siis järgmine ring pead kindlasti uue soone vaatama ja et seal on, ütleme niimoodi, et seal on see pinge ikka väga suur, kui siuke võidusõit käib isegi. Mul on, teinekord olen pannud igast andureid näiteks, kas või sikli peale mingit temperatuuri või mingit pööred, mida iganes on. Siis ei ole võimalik vaadata. Nii imelik kui see on, ei ole võimalik vaadata. Sest et sa oled nagu nii ametis, eriti kui käib võidusõit kõva. Ja oleme natuke rajast ka, mõne raja peal on selline natuke lihtsam koht, aga see on jah, kuidagi, et sa pead kogu aeg nagu ikkagi kuidagi, ta on ühest küljest kuidagi automaatne, aga sa pead ikka kogu aeg seda rada nagu helgima, kus sa sõidad, mis trajektuurid, mismoodi. Et seal nagu jah, suht keeruline. Jah, et see tundub jah, kõrvalt tundub see isegi nagu müstilisem võib-olla. See on ikka, kui ise asja sees oled või ise autoga sõidad, vaata roolis on ju lihtsam olla, kõrval istudes mõnikord tundub ka, et mis mees kihutab siin, et hirmus olla, eks ole. Aga asja sees oled, see võib-olla see võistlus ja adrenaliin ja kõik on üleval, eks ole, et see teeb selle asja lihtsamaks. No ütleme, kõik, kes vähegi motocrossiga jälgivad, nägid, kui nüüd Gert Varik, meie värske MM-i hõbe, tegi nii-öelda oma karjääri viimast võistlust, see oli sinu korraldatud mingi väike kross, eks ole. Ja see lõppes päris raju kukkumisega. Ja ütleme, külgvankrite kukkumised alati näevad välja nagu veel eriti rajud, et palju sul endal sellised valusaid nätakaid on olnud? Noores peast oli neid päris palju, aga mul ei ole midagi hullu nagu juhtunud, mul on selliseid väiksemad luid, äkki oli mingi 8 tükki äkki puruks läinud, aga need on sellised kõik lihtsad. Et mul ei ole nagu sellist ühtegi suurt operatsiooni olnud ja selles mõttes on suht hästi läinud.
ja viimasel ajal, kui hoog oli tegelikult palju kõvem, siis tegelikult selliseid apse nagu juhtus palju vähem, et noh, ilmselt noores peast sa nagu püüad seal riskida ja sõidad oma üle 100% natuke ja aga kui hoog on juba üleval, siis sa ikkagi kontrollid juba seda sõitu rohkem, et ega noh, juhtuda ikka võib, noh, aga ikkagi midagi hullu. Aga tihti juhtub ka sellest, et sa ise eksi, vaid keegi teine eksib sul raja peal seal, et alati ei sõltu kõik sinust. Jaa, et seda peab ka nagu natuke nagu liikluseski, natuke pead ikkagi ette nägema ja sa nagu konkurente tunned ka natuke juba, et kes selliseid imeasju võib seal teha. Aga tihti peale, jah, need tsiklid on üksteisel ikka päris ligidal seal, et aga õnneks midagi hullu pole juhtunud, jah. Aga võtame sama see variku kukkumine, mis nüüd oli. Mis seal valesti läks? Noh, võib-olla üks asi oli see, et varik tuli ikkagi MM-i sarjast, otse põhimõtteliselt. Seal on mehed väga kiired kõik. Siin olid sellised aeglasemad mehed raja peal ja ta ei tulnud võib-olla selle pealegi, et mehed on nagu nii aeglased. Ja seal oli see asi veel, et meil oli esimene sõit oli loosiga. Ta startis teisest reast, no siin aeglased vennad tal ees. Ja eks ta mõtles ka, et pausti kohe mööda, aga noh, nende aeglasemate vendadega ongi see, et nagu ennem rääkisime, kui asi kontrolli ei ole, siis see sikkel sõidab nagu sinna, kus tahab. Siis kui sikkel hakkab sõitma sinna, kus juht tahab juba, sinna läheb veits aega. Ja eks see läksid natuke siklid omavahel kokku ja noh, tõesti oli päris kõva pauk, et nii läks. Et midagi hullemat ei juhtunud. No ma tuleksin natuke nüüd korraks seda korviposti juurde tagasi ja tegelikult sul on karjääri jooksul nendega sellised tõsised vahejuhtumid olnud selles suhtes, mis on nagu su ennast nagu mõjutanud, eks ole, et võtame sama selle Laksbergi juhtum, kus ta jäi mingi narkoasjadega vahele tänu selles, et pidanud oma paarimest vahetama, et kui palju neid, ja Laksbergil on ka olnud probleeme nii enne kui pärast, palju neid sind sõitjana mõjutanud, et no kurat, sa oled ju meestega koos kogu aeg ja siis tuleb välja, et on selline asi, et No eks ta ikka mõjutanud, ta mõjutab nagu sind igat pidi, selles mõttes, et esimene asi on see, et sa näed ikkagi selle asja nimel nagu hullut vaeva, ja siis kui tuleb siuke jama, on üks asi nagu endale, ütleme mentaalselt raske, aga teine asi on ka see, et ega siis suurelt see käib ju lõpuks ikkagi sponsorite pealt see sõit juba, me kutsute ikka mitmele kohal laua taha, et mis mehed olete üldse, siis tee selgeks. Et mida siis üle toon üle piiri, eks ole näiteks? Aga õnneks ikkagi niimoodi, et kui sa ise oled ikkagi normaalne vend, küll sinusse suhtutakse ka normaalselt, et õnneks lahenesid kõik asjad ära, aga eks see on ikka keeruline, ütleme keset seal MM-i hooaega ka veel siuksed jamad enne. Aga kuidagi sain välja sipeldud jälle. Aga selleks viimaseks hooajaks sa saidki ju Jürgeniga uuesti kokku ja võtsid ta oma ratta peale, et kuidas see, ütleme, taas teineteise leidmine oli, et ta oli sinuga, siis ta kadus seal ära vahepeal, sa sõitis korjusega ja siis lõpuks tuli nagu õige mees kunagi, istus su ratta peale ja saite pronksmedali kätte. Tegelikult oli niimoodi, et kui tal need jamad tekkisid, ma ei saanud ju taga sõita kuidagi. Ma pidin vaatama uue mehe, siis oli nii, et kuna nüüd asjad läksidki niimoodi, et korjusel tuli trauma, ta saanud sõita enam, Jaki justkui vabaks, ja Verbrugega mul ei olnud ka mingisugust diili tehtud, siis kuna ma selle Jaki elu ju nägin ikka kõrvalt kogu aeg, lootsin, et äkki sellised jamasid rohkem ei tule, ja siis kutsusin ta põhimõtteliselt tagasi. Pidasid enam vestlusega maha, et kuule, et... Eks me ikka rääkisime, et eks ta on mulle ju olnud pikka aega nagu siuke poolsugulane mõnes mõttes, nii kui oleks sugulane, aga ega siin noorte meeste värk veri pehmeldab on ja see igat lollusi vaheval teevad. Ei ütleme, ma isegi mäletan, toona sai ju teiega seal suhelda räägid, tore mees ju tegelikult, midagi, niimoodi vaatad, eks ole, midagi pole ütelda, eks ole, aga ikka juhtub igast asju. Aga kas see klapp temaga sellel viimasel hooajal oli, saite selle kohe kätte, et see viimane hooaeg ikkagi ilusa muinasjutuna niimoodi lõppes?
ja, et noh, ma ütlen, et see on selline asi, et kui sa oled, noh, ma hakkasin ka temaga sõitma ja koos hakkasime harjutama, siis see oli ka esimesest momendist nagu oleks kogu aeg sõit koos, et ei olnud nagu mingisugust probleemi selles mõttes küll. Et tuli nagu päris hästi, jah. No tegelikult see viimane hooaeg kuni viimase etapini oli jälle minemas nagu samas suunas nagu siin 2-3 eelmist aastat, kus 4. koht terendas ja ma ei tea, kui hästi seda viimast võistlust või viimasele võistluse minekut üldse ise mäletad, et tegelikult sa olid ju 3. kohast olite maas 12 punkti, 2. kohast vist 25 punkti, eks ole. Et noh, ütleme väga lihtne ei saanud nagu olla seda pronksi püüda. Sellega on ka selline kummaline lugu, et oli selline mees nagu Arno Joala, kes siin selline ravitseja mees. Noh, ja mul nooremale poisil oli seal mingi jama ja siis me käisime tema juures just enne seda viimast etappi ja siis ta küsis mu käest, et no kus sul endal on? Noh, ma olin sellest motokrossi värgist nii väsinud juba, meil oli see hooaeg põhimõtteliselt läbi ja noh, seal olid ka igast probleeme olnud, kuigi meil oli kiirus hea ikkagi viimasel aastal. Ja siis ta ütles mulle, et kuule oota, ma vaatan sind ka üle. Läks oma sinna laboratooriumisse, tuli taga ja ütles, et kuule sul mees on kõik kanalid täitsa kinni, et ma tegin lahti. No ei tea, kas tegi midagi või teinud, aga ma läksin Belgiasse, ma olin tõesti, mul oli siuke tunne, et mul on mingi energiapomm, tead. Ja siis oli niimoodi, et see põhikonkurent oli meil Serbinin ja ta oli, me saime hea stardi, me olime, ma arvan, 2. koha peal sõitsime seal. Tahtis ikka punnis seal taga, tahtis mööda nagu minna, mõtlesin ise, et see nagu nii mööda ei saa, et mis sa punnid on ju, et ei ole võimalik. Aga tal ei olnud vaja ka mööda minna. Tal ei olnud vaja ka, nii kaua punnis, kui pani üldse seal kukkus on ju. Aga nii see oli ja siis saime selle medali ikkagi lõpus kätte. Ja ma lugesin just eile, kui natuke valmis ette saada, et ma lugesin enda artiklit sellest viimasest võistlusest, et jah, et see, aga no see, et see medal lõpuks tuli, noh see, mis see nagu sinu jaoks tähendas siis? No ikka väga palju tähendas, sellepärast, et mul on isegi natuke meeles, kui ma läksime sinna Saksamaale esimese etappe sõitma, kui hakkasime pihta, siis ma vaatasin seal mingit tsiklit, ilus tsikkel oli enne, siis kas ta oli mingi 5 või 6 enne. Siis mõtlesid ka, et noh, kuna MM-il siiamaani korvide klassis antakse nagu numbrid eelmise aasta järgi, et võiks ka mingi ühekohaline number olla võib-olla kunagi. Aga noh, et see lõpuks ikkagi medali saime, noh, ma arvan, see oli ikkagi äge. No. Ja ütleme nii, et ja noh, ütleme, õigel ajal sai ära ka lõpetatud, ma arvan, et enam ei oleks jõudnud. Et kui siis poleks saanud, siis oleks... Ma arvan, et oleks vist lõpetanud nii või nähe. Ilma medalita? Noh, siis oleks ikka päris jama olnud. Aga noh, selles mõttes see medal nagu alguses ei olnud eesmärk. See eesmärk tundus nagu liiga kõrge, aina. Et kunagi oled seal MM-i medalimees, no see, kui siit nõukaajast läksid sinna, siis oli seda väga raske mõelda küll esialgu. No see oli ikkagi, no tolles ajastus 2004, eks ole, oli see oli, ütleme, Eesti spordi mõttes ka ikkagi väga suur asi, no ütleme, ma olin tollal ka ikkagi juba tükk aega neid koldega, siukseid neid emotsionaalseid hetki nagu noh, ülemäära palju ei ole, et see oli väga kõva asi ja mäletan siiamaani väga hästi sinu seda karjääri lõpupidu, mis sa korraldasid, kui see lõppes, kuidas sa seal, ja mul on siiamaani muuseas kodus klaasi taga aukohal ka see suveniirmedal, mis sa seal jagasid inimestele, eks ole, et see oli uhke ja vägev värk, et kas see tähendas nagu seda sinu jaoks, et said nagu rahuliku südamega see karjääri lõpetada, et noh, tegelikult töö oli nagu ikkagi tehtud. Jaa, väga rahuliku südamega. Ja kusjuures mul oli sellest niimoodi ka, et ma isegi ma mäletan, kui me tulime seal, kas meil oli mingisugune sõit veel, me tulime ju lennukiga tagasi, kui tookord, kui me selle medali saime, meil oli tehnika ja tegelikult Euroopasse veel. Ja siis me lõpuks tulime selle mehaanikuga kahekesi selle suure bussiga siia Eestisse, siis ma ütlesin nagu endale ja selle mehaanikule ka, et nüüd on kõik selle 3 rattadega mina enam elu võidu sõida aitab küll. Aga tegelikult ma ikka ühe korra veel sõitsin, 3 aastat hiljem. Käisin Soome meistrivõistlusi sõitmas lihtsalt. Vennad käisid nii palju peale, et lõpuks käisin ära.
aga no muidu ma ei ole jah võidu sõitnud põhimõtteliselt. Ma sain nagu selles mõttes nagu öeldakse siis isu täis sõidetud. No see karjäär oli ikkagi pikk ka kokkuvõttes, võib ütelda, et ma siin kirjutasin välja ka, et samast loost, et 21 aastat motocrossis ja 12 aastat siis MM-sarjas sellest, et see on ikkagi päris korralik karjäär. No tegelikult no võib ütelda, et ka see Variku juures sa oled nüüd natuke ikkagi ka nagu tagant tõukav jõud mingitel hetkedel ja aidanud kaasa selle, et kuidas sa tema seda arengut ja nüüd lõpuks seda medalivõitu jälgisid ja mis see lõi su koha üle, noh ütleme natuke kibe meel ka või? Ei ole, väga hea meel, et no ütleme nii, et kui ta oleks nüüd olnud tõesti nagu kuskil mees metsas kuskilt, ei tea kes on ja siis võib-olla küll oleks kade on ja aga Varikuga tegelikult oli niimoodi, et kui 2004 ma lõpetasin, siis selle samal sügisel ju ma kutsusin Variku kutsusin enda juurde. Ma teadsin, sõidab mingi M-iga krossi seal, et pakkusingi talle välja, et kui teeks talle mingi normaalse mootorratta ja nii ja näe, et võiks kunagi MM-ile minna vaata. Ja tegelikult meie koostöö hakkas sealt pihta, kohe siis selle sama aasta sügisest. Vahepeal see nagu vajus natuke ära, aga põhimõtteliselt, kui mina arvasin tol ajal, et no mingisugune 5 aastat võib-olla, 10, aga tegelikult 18 aastat medali sai lõpuks. Et noh, selles mõttes on küll, et ma nüüd ei pea enda nüüd tegemisi seal nii oluliseks võib-olla, aga vägev on see, et me oleme ikkagi seda koostööd koos teinud. Ja ütleme, kõige naljakam on see, et just viimasel hooajal nagu see suhtlus oli veel nagu eriti tihe ja tegime siin igasugused laagrid ja värke, et noh, ma ise nagu võib-olla arvasin, et mul ei ole võib-olla neil on midagi anda, nad seda ise nii kõvasti enne, aga tuli välja, et just selle kahe kõrva vahel ma ikkagi üht-teist sain seal ikkagi muuta. Et noh, väga kihvt. Kui palju see ala, ütleme, selle ajaga nüüd, no ütleme, see enda karjäärist on ka nüüd 18 aastat möödas, eks ole, ja nüüd see oma poiss hakkab võib-olla ka pürgima sinna, sa aitad teda, aitasid see Varikut, kui palju see ala muutunud on või on need põhitõed ja see põhimõte on jäänud kõik samaks? Ega see ala iseenesest väga palju muutunud ei ole, et noh, eks seal ikka mingid tehnika uuendused ja asjad ja noh, natuke formaat on muutunud ja võib-olla neid sõitjad ikkagi on ikkagi natukene vähem, midagi ei ole teha. Aga ma arvan, seal MM-i tippu jõuda on ikkagi väga keeruline. Kõik, mis ala sa võtad. Et noh, et selles mõttes on ikkagi see ala elus ja noh, loodame, nüüd see aasta oli selline etapp oli vähe nii ja nagu järgmine aasta kalender on jälle väljas, et nüüd Covidid ja asjad ja need sõjad ja noh, kõik asju on nagu mõjutanud, eks ju. Aga noh, loodame, et ikka käib edasi. Kus tundub, kas rattad on muutunud kiiremaks ka selle ajaga või? No veits on ikka kiiremaks, aga noh, ma siiski arvan, et ma oleks arvanud, et võib-olla see muutus oleks isegi suurem, aga noh, kui nüüd võtame nüüd päris 30 aastat tagasi või, ja praegu, siis on nagu suur vahe. Aga viimase 15 aastaga, väga suuri muutusi ei ole. No ikka natuke on, ma arvan, hüpatakse ikka natuke kõrgemale ja kaugemale ja amordid vähe paremad ja nii edasi. Aga no, lihtsamaks jälle midagi leidnud. Aga mõtle seda, et sa ise nagu tsikli arendajana, ehitajana, eks ole, sa ju kujutad ette ka, et kas seal on võimalik üldse mingi revolutsiooniline muutus nendes ratastes teha, mis aitaks, ma ei tea, kiirust tõsta ja asju teha või see ei ole eriti võimalik teada? Ma arvan, et ikkagi on võimalik edasi minna, sest et no seda ma panin juba tähele ka siis, kui ma ise sõitsin, et ega selliseid tiime nüüd väga palju ei ole, kus väga arendusega tegeletakse, aga no sellised ikkagi on olemas, kas või see siis Paks, ta kogu aeg seal, kui vaatad, kogu aeg ta midagi proovib ja aretab ja teeb ja noh, aga see on ainuke, ma arvan ka, see on ainuke võimalus, et noh, ainuke asi on jah, et kõik see arendustöö ja see nagu võtab väga palju aega ja maksab ka palju.
aga kui sellega tegeled, oled maailmameister, midagi teha. No nüüd sul hea võimalus ju poja ratta juures hakata jälle arendama ja tegelema, eks ole. Juba tegelen, aga kas kui palju mul seda ajuressurssi on, ma ei oska öelda, aga mõtteid on ikka, jah. Väga tore. Väga tore oli suga rääkida üle hulga ja suur tänu sulle tulemast. Ja see oli siis Peep Pahvi ajahüpete järjekordne saade ja 2 nädala pärast loodame siis vaadata uut saadet. Aitäh! Aitäh, sulle ka! Peep Pahvi ajahüpped tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele